võitjad ehk esikoha omanikud ja kõik, kellel siis päriselt ei õnnestunud, on siis meil teise koha omanikud. Ja selgub, et meil ongi üks ja ainus võitja ja see on siis Anna-Janet Oja hobusel Darja. Kus ta meil on? Ja võitja saab siis oma auhinnad kätte. Ja Anna-Janet Oja on 16-aastane ratsanik, on siis Uuesepa talust pärit tema hobune Darja, kes on 9-aastane, must, väga uhke hobune, nagu te kõik näete. Tema eritunnuseks öeldakse, et vasaku tagumise jalal on siis piire valge. Ja sellised saavutused on siis Kohila ratsavõistlustel on saavutanud siis 2 korda teise koha. Ja tema kohta, mis siis hobuse kohta on veel öeldud? Hobuse kohta on öeldud, et see hobune on printsess ja on ta ka tõeline printsess. Printsess muidugi on ka ratsanik, me keegi selles ei kahtle. Nii et aplaus veel kord võitjale. Ja teisi siis ratsanikke oma hobustega ootame siis tutvustamise ajal ka, et ta siis jalutas kõigi eest läbi ja näitame. Ja mina loen nad siis nüüd järjest ette, nii nagu nad mul siin nimekirjas on. Nii. Maarja Musako on siis meil teise koha omanik. Tema on 14-aastane. Hobuseks on tal Rumpo, kes on siis pärit Korjutalust siit samast mäe külje pealt kenasti näha, selle hobuse kodupaik. On ta siis 13-aastane Raudjas. No saavutuste kohta võime öelda seda, et ta on meil väga-väga teenekas hobune. Tema on ka meil Metsküla Kronu eriauhinna saaja siin paar aastat tagasi. Ja no neid saavutusi võib-olla, mis puudutab nüüd Metsküla Kronu, ei jõuagi keegi ette lugeda, aga teda mujal väga väljas käinud ei ole, nii et ta on meil kohalik hobune ja üks väga tubli hobune igat pidi. Ja ta aplaus Maarjale ja Rumpole. Nii, Kati Põldaru, hobuse Meloodia. Kus on Kati? Kati tuleb. Nii, Kati on siis 13-aastane. Tema poni Meloodia on, kodutalliks on siis Varbla tall. Poni on 6-aastane, tume kõrb. Eritunnuseks öeldakse, et ta on valged sokid. Mõne näen ühte, võib-olla on rohkem ka. Ja tema saavutuste kohta öeldakse, et tema sõidutab lapsi ja turiste ja on seal juures väga tubli. Ja tubli on ta ka veel muidu eritunnusena öeldud. Nii et tublisele hobusele üks tubli aplaus ja tema tubli ratsanikule Katile. Järgmisena nii, tutvustame siis järgmist võitjat, see on Kadi Nurus. Kadi Nurus hobusel Vakir Kassarist, selline huvitav nimi, Vakir Kassarist. Tema meil veel võistlenud ei ole, aga ta jõuab võistelda, jõuab oma häid oskusi näidata. Ja tähelepanu, tema talliks on siis Hiiumaa, talli kohta mul ei ole öeldud, aga ta on pärit Hiiumaa ratsaspordiklubist, nii et ta on meil esimene hiidlane, kes Metsküla Kronus osaleb. Aplaus. Ootame hobust siia ette ka kõigile, et me kõigile ilusti näha oleks. Ja mis ma siis tema kohta veel ütlen? Et ta on siis poni, hall, eritunnuseks on arm otsa ees. Keegi enam ei mäleta, millest see saadud on, aga kunagi kusagil on ta tulnud. Nii, kui ma nüüd tema saavutuse ette hakkan lugema, siis paraku jääb nii, et me peame pimedat ootama, sellepärast neid tulemusi ja häid kohti, mis ta kõik saanud on nii palju. Tema on selle aasta saarte karika üldvõitja näiteks. Tema on osalenud mitmetel triatlonitel ja erinevatel suurtel võistlustel, sealjuures ka esikohti saavutanud. Nii et väga teenekas hobune. Aga